Nüüd liigume Saudi Araabia juurde. Teatatakse, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad jagada Saudi Araabiaga tuumatehnoloogiat ilma nende kaitsemeetmeteta, mis on mõeldud takistama selle tehnoloogia kasutamist pommi ehitamiseks. Trumpi administratsioon saadab lähiajal kongressile tuumaalase koostöölepingu, mis märkimisväärselt ei sisalda enam kuldstandardi kohustusi. Need on tingimused, mis takistavad vastuvõtvates riikides uraani rikastamist või plutooniumi ümbertöötlemist relvade valmistamise eesmärgil. Saudi Araabia on varem öelnud, et soovib õigust ise uraani rikastada. Kroonprints Mohammed bin Salman on avalikult öelnud, et kui Iraan saab tuumarelva, tahab Saudi Araabia seda samuti. Ja erinevalt Bidenist ei sea Trump selle kõige tingimuseks Saudi Araabia suhete normaliseerimist Iisraeliga. Meiega liitub nüüd Alan Mendoza, Henry Jackson Society tegevdirektor. Nii et teate, iga varasem USA tuumaalane koostööleping selles piirkonnas on seatud tingimuseks, et vastuvõtvad riigid loobuvad rikastamisest. Saudi Araabia on aga keeldunud seda kohustust võtma. Miks te arvate, et Washington siiski edasi liigub? Ja millise signaali see saadab kõigile teistele piirkonna riikidele, kes seda jälgivad? Esiteks on see juba algusest peale väga kummaline samm. Ma mõtlen, et Saudi Araabial on juurdepääs praktiliselt piiramatule energiahulgale ilma igasuguse tuumaenergia vajaduseta. See on väga-väga kummaline lähtepunkt. Aga oletame, et nad tahavad, teate küll, muuta seda, kuidas nad oma energiaportfelli haldavad. Kindlasti oleksite väga valmis allkirjastama täiendava protokolli, mis ütleb selgelt, et te ei taotle rikastamist, mis võiks viia tuumarelvade valmistamiseni. Ja kui olete Ameerika Ühendriigid, siis on tõesti väga kummaline soovida sõlmida kokkulepet, mis võib soodustada tuumarelvade levikut piirkonnas, kui te just olete pidanud sõda selleks, et takistada tuumarelvade levikut selles piirkonnas. Nii et siin on palju asju, mis lihtsalt ei klapi. Kas teie arvates avab Trumpi administratsioon sisuliselt ukse Saudi Araabia tuumarelvadele? Ja lõpuks, kuidas see mõjutab tulevasi tuumarelva leviku tõkestamise lepinguid? See on kindlasti võimalus. Kui te ei ole valmis seda lepingutega selgesõnaliselt välistama, siis annate sisuliselt märku, et minge edasi ja arendage neid. Ja ma saan loomulikult aru Saudi Araabia muredest seoses sellega, mida iraanlased teevad. Me mõistame täielikult, et Saudi araablased oleksid väga suures ohus, kui iraanlased saavutaksid tuumariigi staatuse sellisel viisil. Aga kindlasti tuleks seda olukorda lahendada nii, et iraanlastel ei lasta tuumarelva kätte saada, mitte ei julgustata teisi sama teed minema. Sest kui Saudi araablased seda teevad, tahab kindlasti ka Araabia Ühendemiraadid järgmisena sama teha, sest ka nemad on ohus. Ja siis tahavad ka teised liituda. Ja enne kui arugi saad, on sul omamoodi Mehhiko patiseis, kus igasugused inimesed hoiavad üksteise peale igasuguseid relvi. Aga seekord on need tuumarelvad. Ja üks ainus viga võib viia mitte ainult selle piirkonna hävitamiseni, vaid probleemideni, mis ulatuvad palju kaugemale. Õige, tead. Trump ei sea selle kokkuleppe tingimuseks Saudi Araabia ja Iisraeli suhete normaliseerimist. See oli muidugi tingimus, millest Biden oli kindlalt kinni pidanud. Kas sa arvad, et selle seose jäädav hülgamine tapab Saudi Araabia ja Iisraeli rahulete väljavaated või arvab Trump, et ta suudab mõlemad eraldi saavutada? Taaskord, pole selge, mis on administratsiooni lõppeesmärk normaliseerimise osas siin. Me kõik teame, et normaliseerimine oleks mõistlik, kui vaadata seda piirkonna normaalsuse taastamise seisukohalt. Ja samamoodi, saudid mõistavad kindlasti, et israellased on sisuliselt nende poolel suures piirkondlikus võitluses Iraani ja kõigi teiste vahel. Seega on kummaline, miks saudid ei taha ikkagi tingimata edasi liikuda. Samavõrd kummaline on, miks administratsioon võib-olla sellest kohustusest loobus või sellest taganes. Kas see peegeldab USA huvi nõrgenemist Iisraeli vastu üldse? Ma arvan, on küsimus, mida paljud inimesed üldiselt küsivad. Aga jättes selle kõik kõrvale, fakt jääb, et normaliseerumine Saudi Araabia ja Iisraeli vahel oleks kasulik mitte ainult piirkonnale, vaid kogu maailmale. Nii et miks inimesed ei tahaks seda igal võimalusel taotleda, tundub mulle taas üsna ebatavaline. Hästi. Tahaksin siin väga tänada, Alan, et meiega liitusid. Väga huvitav oli kuulda sinu.